aga juhul, kui ma pean tegema 2 osa sellest videost, siis nüüd on part 2. Okei. Telefoniga vaatasime ära, kuidas siis kõige lihtsamalt, odavamalt teha videot. Edasi läheb asi natuke kas tõsisemaks, aga ütleme nii, et lisaks telefonile siis tuleb kulutada rohkem kui 100 eurot, ma arvan. Nii, valgustus. Näitasin ka tõsisem valgustus natukene. Et kui palju tõsisem on teie enda valik, aga statsionaarsed valgustid, väga hea lahendus, ütleme nii statiivide peal, reguleeritava kõrgusega, reguleeritava valgustugevusega, hinnad seal alates, ütleme, valgusti kohta 100+ eurot kuskil, suurusjärk, isegi odavamalt saab tegelikult, ütleme, väiksemat tüüpi valgustid, ütleme, võib-olla seal 50 eurot tükk saab kätte ja soovitaks vähemalt 2 neid võtta. Siis mikrofonid. Mul endal on kokku 3 mikrofoni. See rinnapealne mikrofon rinnakinnitusega, siis suundmikrofon ja siis juhtmevaba saatja ja vastuvõtja. Ja hinnaklassid. See on kõige kallim, aga ikkagi odav tegelikult. Ma maksin sellest äkki mingi 60 või 70 eurot. Et see oli kõige kallim vidin. Siis see suundmikrofon maksis äkki mingi 30 eurot umbes. Ja see, mis rinna peal on, see on mingi 15 eurone lugu. Suurusjärk. Eestis saatmisega on muidugi see probleem, et kõik maksab. Et kui mujal maailmas põhimõtteliselt saatmine on tasuta, siis Eestis see ikkagi lisandub, et kas siis võtad rohkem asju korraga, et saatekulu oleks väiksem või igal asjal maksad. Et see on siuke, kuidas võimalused ja vajadused on. Seda peab alati vaatama. Aga 3 mikrofoni ja nendega saab põhimõtteliselt kõik tehtud. Kindlasti ma näitan teile neid eraldi, et väga kuluvad ära. Ma ütlen, et mingi mikrofon kulub ära, kõiki 3 ei ole kindlasti vaja, ühest neist piisab. Edasi, jalad. Mina olen suur gimbalide fänn. Ma armastan gimbale. Kõik minu videod on tehtud gimbalide pealt. Ja gimbalid on siis need 2 asja siin. Ma ei teagi, kuidas neid eesti keeles nimetatakse. Õigemini ma nüüd tean, ma vaatasin järgi. Nende nimi on kaamera stabilisaatorid, mis on nagu rohkem kui õnnetu nimi, ütleme nii. Ja need on nüüd 3-axis gimbals ehk siis 3-suunalised kaamera stabilisaatorid. Ehk siis nad, kui te isegi käest filmite, siis nad võtavad ära kogu värina. Et kaamera, telefon, mis iganes, liigub täiesti stabiilselt nagu filmis. Mitte nii nagu selfie stick, et kui teil siin on see telefon, see käsi väriseb, võin siia üles väikse video panna, kuidas käsi väriseb, kui selle pealt filmid. Väga õnnetu tegelikult. Kui te käest filmite, siis kas teil peab olema mingi kaamera, millel on korralik sisemine stabilisaator, nii-öelda elektrooniline stabilisaator, või siis gimbal. Ja mul on siin 2 tüüpi gimbalid. See on nüüd telefoni gimbal, DJI Osmo Mobile ja väga mugav asi. Telefon käib siia sisse, ma loodan, et see jääb nüüd pildile ka. Tõstan kõrgemale, siis näete, nii. Telefon käib siia, kas tal on voolu ka sees, ma loodan, et on. Lülitan sisse ja nägite, see ärkab nagu ellu ja ta liigub täiesti stabiilselt. Ma võin kätt siin liigutada, ta liigub nüüd kaasa, praegu on funktsioon ilmselt selles. Või siis liigutan siit pealt üles alla, igale poole. Ta teeb täiesti stabiilseid videosid. Et ma ei filmi isegi telefoniga, kui ma lihtsalt midagi filmin telefoniga, siis käest ma filmin tõesti kõige viimasel hetkel, kui muud üle ei jää. Et näete, kuidas ta liigub. Ta hoiab telefoni täiesti stabiilsena. Liigub sujuvalt kaasa. Kõik videod, mis teha sellise gimbaliga,
on noh, väga ja väga sujuvad. Nad ei ole võrreldavad käest tehtud videotega. Ma ei filmi käega mitte midagi, nii et ma hoian telefoni lihtsalt käes. Täiesti mõttetu neid videod, nad ei kõlba vaadata lihtsalt. Kui korra oled gimbali kasutanud, siis that's it nagu. Kõik, mis on käest filmitud, näeb väga halb välja. Tõesti viimases hädas, kui ei ole käepärast, et siis. Aga noh, see on nüüd tegelikult kallis gimbal. See oli esimene, mis välja tuli, omalaadne. Ta on väga hea ja ma väga hea meelega seda kasutan, aga ta hind ei ole soodne. Et selle hind väljatuleku hetkel oli kaugelt üle 300 €, aga nüüd tehakse põhimõtteliselt, mitte Hiina analoog, aga teised firmad toodavad ja ka Osmol on DJI-l on oma variant, järgmine mudel maksab poole vähem kui see. Tal ei ole küll mõningaid funktsioone, mida ma sellel hindan, aga mingi 100+ eurot saab soodsamad gimbalid kätte ja teevad sama asja ära. Saate käest filmida, kas siis ennast, midagi muud, super asjad. Gimbal, kindel teema. See oli siis mobiiligimbal, mina nimetan gimbaliks, ma ei saa nimetada seda kaamera stabilisaatoriks, see lihtsalt, võib-olla keegi tahab nimetada. Nii, kaamera jätan praegu kõrvale siit natukene. Siis teine gimbal ongi siis nii-öelda suure kaamera gimbal. Ja see on nüüd tõsisem pidin. Ka hind ei ole enam 100 ega 200 €, vaid seal hakkavad seal kuskil 400 ja plussist. Gimbal ei ole vaja selliste YouTube'i videote tegemiseks, absoluutselt mitte. Aga mina, nagu ma ütlesin, ma kasutan neid mitmel eesmärgil, siis mulle nad kuluvad igal juhul ära. Firmasid, mis toodavad siis sellised kaamerate gimbale, see käib siia külge, on nüüd vist juba, ma ei tea, kas 4-5 äkki. Ja nad kõik teevad sama asja. Nad stabiliseerivad ära selle kaamera, nii nagu ma telefoni näitasin, stabiliseerivad ära ka selle kaamera. Kaamera läheb siia külge. Nii. Stabiliseerime. Natukene nikerdamist. Üldiselt teda ei ole mõtet küljest ära võtta, kui kasutate rohkem. Nii. Ja lülitame sisse. Näete. Ta ärkab ellu ja jällegi täis stabiilne. Ma võin kätt keerata, teha mis tahan. Kaamera on täis stabiilne. Need ei ole Eestis populaarsed. Ma olen näinud 2 GoPro gimbalit, niisugust väikest. Aga see on ka kõik. Et, ta on kallid ja ilmselt inimesed teeb videosid, et ei ole nagu põhjust osta, ma saan aru. Aga kui te tahate videosid teha ja vähegi tasemel videosid, siis eriti näiteks kui vaja käest filmida, siis mitte midagi ei saa gimbali vastu, mitte miski asi. On nagu geniaalne leiutis. Ja mina kasutan Mosa eesti keeles, Mosa Aircross gimbali ja sellest on ka suurem variant, lihtsalt Air. Aga kuna minu eesmärk on hoida see asi võimalik kompaktsena, siis see on väiksem variant sellest väiksemale kaamerale, kuni vist 1,8 kilo kannatas see stabiliseerimist. Suuremad seal on juba mitmekilosed, 3-4 kilosed isegi. Siin Sinsuin, Crane ja Crane 2 ja DJI Ronin ja sellised, mille hinnaklass on ka seal DJI vist äkki seal tonni ligidal. Kui vähegi lisatarvikuid juurde ostad, siis need on väga kallid tegelikult. Ja neid ei ole teil vaja. Võite salja ennast vist. Aga nad on tegelikult filmimisel abiks. Tahate teha käest videosid, tahate nii-öelda videologida, siis ma ütlen teile Eesti videoblogerid, kes te teete oma videosid sellisel viisil või siis sellisel viisil. Kännu väriseb, unustage ära oma jamad videod. Tehke videod, mis ei värise. Ma saan aru, et okei, mul ei ole siin käepärast. Okei, on küll. Selle statiiv on seal.
siia külge siis väikese pulk põhimõtteliselt. Seda vist ei saa panna, seda ei saa, jah. Ja nii-öelda hoiad teda siin otsas ja teed oma videosid ja arvad, et see on äge. Aga ei ole, noh, ei ole. Mina, kes ma tegelikult olen ikkagi liba YouTuber nii-öelda, siis teie, kes olete päris YouTuberid ja ei filmi statiivi pealt, vaid käest, siis ostke endale üks korralik gimbal. Asi nagu tunduvalt parem. Gimbalid, super asjad, nagu ütlesin, armastan neid väga, aga neid otseselt vaja ei ole. Nii, mis mul siis veel on? Nii, kui gimbali ei ole, siis on teil vaja jalga. Ehk siis need on põhimõtteliselt teil eks ole jalgade asemel, statiivi asemel, või siis noh, selline asi ka statiivi asemel, eks ole. Tõmbad välja, plaks, paned oma telefoni siia peale ja filmid nii-öelda statiivina. Et kui seda ei ole, siis on vaja teil päris statiivi. Statiive on väga palju erinevaid, et mis firma oma, kas üldse firma oma või selline no-name kasutada, no puhtalt maitse asi. Iga ühele oma nii-öelda. Mina kasutan Manfrotto omasid sellepärast, et mul on Manfrotto kinnitused kaamera all, et sellega on nagu hästi mugav ühest. Tõstan siit kreeni pealt, tõstan statiivi peale. Põhimõtteliselt ma saan selle panna kohe statiivi peale, selle kaamera. Ja olemas. Väga, väga mugav jällegi. Et mul ei ole mingit ümbermängimist asjaga, nii-öelda. Ja noh, kas tal on mingi varst taga, et saab liigutada siin neid jubinaid, et noh, see on siuke maitse asi. See on küll vähe kallim statiiv, aga statiivi saab, ütleme, suurusjärk seal tõesti 340 € saab statiivi kätte. Sellel küll ei ole sellist universaalset kinnitust tõenäoliselt, aga see ei ole ka tähtis, kui te kasutate ainult ühte statiivi ja rohkem midagi kasuta. Teil on siis selle kaamera või kas või telefoni all siis see kinnitus olemas. Ja ongi kõik. Väga stabiilne video, see ei ole käest video, see on stabiilne video. Alati kasutage mingit jalga, statiivi, mingit asja, kuhu te peale, siis panete kas telefoni kinni või siis mingi kaamera kinni, et ei oleks seda värinat. Super luks, lihtne ja mugav. Statiivid, gimbalid nähtud, mis veel? Telefonid nähtud, kaamera, no iga ühel maitse asi. Minul on Canon M50, väga hea kompaktne mirrorless kaamera, ehk siis mitte peegelkaamera. Et just nimelt sellepärast, et ta on kompaktne, kerge, lihtsalt kasutatav ja noh, teeb oma hinna kohta teeb väga häid pilte. Videosid ütleme nii siis põhiliselt. Teeb ka 4K-d, küll mõningate mööndustega, aga ta teeb 4K videosid samamoodi. Aga ma põhiliselt filmin ikkagi Full HD-na ja selleks on ta nagu ideaalne. Topelt autofookus, super luks, ideaalsed videod, gimbali küljes, no, midagi paremat ausalt raske tahta. Ja edasi, ütleme nii, et põhiasjad on nüüd nähtud ja lisaks põhiasjadele on vaja ka igast vidinaid, mudinaid, pudinaid on vaja juurde ja ma ei oskagi öelda, no ühesõnaga kõvakettaid, noh, väliseid neid varukettaid, kuhu igast asju salvestada, kui te videosid teete, sealt tuleb need koopiad teha, siis kõrvaklapid, et kui te teete näiteks video lõikamist, kõrvaklapid või siis kõlarid, kui ema kumma, siis akupangad, teete väljas videosid nii, et teil näiteks võtate kaasa oma staffi siis akupank, sest et telefoniga filmite, väga ruttu saab aku tühjaks, sama lugu muude asjadega, varuakud, kaamera varuakud, kui kasutate kaamerat, valgustus, kui kasutate valgustuse varuakud, kui on sellised, kui on selline valgustus, et saab varuakusid kasutada, siis mobiiligimbali varuakud, no, ja juhtmed, kaablid, tihtipeale on see, et igal asjal on eriühendus, noh, suuremal osal küll õnneks on tavaline mikro USB, aga noh, on asju, millel see ei sobi. Igasugused muud laadjad, mingid erilaadjad siin, noh, särki-värki, mingeid ühendusi, mida ma ei ole isegi pakist välja võtnud, kuna neid ei ole mul lihtsalt vaja, aga mingi asja kaasa tulnud, noh, võib-olla kulub ära.
et on asju, mida on, osad asjade kaasas on vaja, osad pudinat ei ole ja midagi tuleb juurde osta, mingid lisajuhtmeid, värke-särke. Ohoh, aku sai tühjaks. Ma ei teagi, ma ei pannudki tähele, aga läks pimedaks tegelikult. Ma vahetan patarei ära, võtan siit näete varuaku, kulub kohe ära. Hops, täisaku sees. Ja läks jälle valgemaks. Lisajuhtmed, lisapudinad, mudinad, akud, särgid, kõik see maksab ka paraku raha. Igasugused akulaadjad, mis mul siin maas on veel igasuguseid, siis valgustuse akulaadjad, mõnikord on nad sama firma omad, saab ühte sama kasutada, tihtipeale ei ole ikkagi. Siukest seda manti ikkagi koguneb. Ja koguneb teda, nagu näete, siis üsnagi kõvasti. Kotid, kaamerakotid, mikrofonidele kotid, üldiselt tulevad asjadega kaasa, aga vahest ka mitte. Siis on mõttekas osta mingi normaalne kott, kui te vajate kaasas tassimiseks asju. Kuna mina tassin oma asju kaasas, siis mul üks asi on ostmata. Seljakott, kuhu ma saan kõik kompaktselt ära pakkida ja selle ma kavatsen ka osta. Et praegu põhimõtteliselt on mul kõik eraldi kotis, aga kuna ma enamasti vajan seda nii-öelda autoga sõitmisel võtan kaasa, siis ma põhimõtteliselt vahet ei ole, ma võin nad ettevaatlikult sinna panna ja midagi ei juhtu. Aga jah, kotid, asjad, särgid, värgid, neid lisatarvikuid on. Ja kas neid on kõiki vaja? Ei ole vaja. Loetleme üles, põhimõtteliselt filmite 2 varianti. Kas mobiiliga või siis kaameraga. Emma-kummaga te teete siis neid filme. Mobiiliga, väga lihtne, mikrofon ja mingi valgustus juurde ja siis väike jalg. Selfie stick. Kaameraga filmides kulub ära kaamera, mingi statiiv, mingit sorti ja ka valgustus, kas siis sama selline odavam valgustus või väheke tõsisem suurem valgustus ja ka mikrofon. Et kui teete lihtsalt vlooge või lähedalt salvestate, siis selline ajab täiesti asja ära. Neid on ka kallimaid, odavamaid igasuguseid. Sellega tõmbakski video nännile nii-öelda mitte kriipsu peale, aga lõpetaks selle video ära. Et kõike seda ei ole teil vaja. Minul on omad vajadused, teil on omad vajadused, et eks te peate ise mõtlema, kui põhjalikult ja kui hästi te tahate videosid teha. Tasub siis mõelda selle peale, millist setupi tahate teie teha.